Tere tulemast kõigile ja kui teid huvitab tikkimine, siis te vaatate õiget videot. Ja tänases videos ma räägin oma käesolevast protsessist, milleks on Dimensionsi Gold Collection Petite sarjast ilmunud imearmas siniste silmadega kassipoeg. Tegelikult on nii, et ma alustasin selle tikkimisega umbes 10-11 kuud tagasi, siis aga panin ta mõneks ajaks seisma ja ta seisis kuni eelmise nädalani, kus ma võtsin ta kätte, et uuesti teda tikkima hakata. Ja tegin ma teda parkimismeetodil. Kuidas see protsess mul siis kulgenud on? Kõigepealt siis muidugi see, et mul on selle komplekti lahtivõtmise kohta tehtud video, vist on algaja tikkija ABC. Ma panen lingi teile siia, et te näete seda. Ja seal ütleme ühe väga olulise lause, nimelt selle lause, et kui te võtate uue komplekti lahti, siis väga hoolikalt lugege kasutusjuhendit. Kasutusjuhendi ma muidugi lugesin läbi, aga oli üks asi, millele ma tähelepanu ei pööranud ja tänu sellele ma tegin ühe väga suure vea, aga sellest veast ma varsti teile räägin. Ma näitan siis, kui palju mul on valmis tikitud praeguselt ja praegu on mul valmis umbes 1/3 tööst. Ja organiseeritud on asi täpselt nii nagu ka varem, see tähendab seda, et mul on tööpinnal magnetid, kuhu külge käivad nii nõelad kui nõelasulane ja siin üleval pool, natukene keeran kaamerat, ja siin üleval pool on vahtkumistoru, kus sees on mul siis nõelad. Sest ma tikin parkimismeetodil ja nõelu ma siis pistangi siia sisse. Ma näitan nüüd teile, kuidas ma mulinee niite hoian. Et Dimensionsi komplektis on alati need mulinee niidid 90 cm pikad, suhteliselt pikad tähendab, ja selle variandi peal, mis minul oli, olid nad liimitud siis sellise pappaluse peale värvide järgi ja siia ma kirjutasin juurde, õigemini joonistasin, millisena need värvid on skeemil, sellepärast neid ma siit välja kuidagi võtma ei hakka, vaid ma tegin niimoodi, et ma punusin nad patsi, selline pikk pats on, ja otsast ma kuidagi kinni ei pannud, loomulikult ta siit otsast hakkab natukene lahti tulema töö käigus, aga mitte oluliselt palju. Ja kuidas ma siis võtan siit niidi väga lihtsalt nõelaga. Võtan vajalikku värvi. Näiteks on mul seda tumepruuni vaja, otsin ühe niidi välja. Ja nüüd siit lihtsalt rahulikult tõmmates tuleb ta ilusti see üksik niit patsist välja, pats jääb terveks. Ma punusin nüüd patsid uuesti, kui ma olin 1/3 tööd ära teinud, aga üldiselt üllatavalt kaua peavad need patsid vastu ja jube mugav on, ei lähe midagi väga sassi. Ja selliseid patse on mul 2, nii palju värve oli siis töös. Kuna ma tikin nüüd parkimismeetodiga, siis on hästi hea, kui iga mulinee värvi otsas on oma nõel. Ja siis ma tegin sellise asja, et ma ostsin Hiinast, AliExpressist imeodava raha eest paki nõelu, ma arvan, et siin on nüüd 100 tükki ja mõtlesin, et kui nad ei sobi nüüd ja hakkavad mulinee niiti lõhkuma, siis ma viskan nad minema lihtsalt. Aga ma pean ütlema, et üllatavalt hästi töötavad, mul ei ole ühtegi pretensiooni praegu, vastupidiselt teistele nõeltele. Ma ei tea täpselt, mis firma nõeltega tegu oli, aga mul jällegi üks mulinee niit lihtsalt kulus mulle kätte ära. Ja siis ma sain aru, et see nõela silm on ikkagi halvasti töödeldud ja ma võtsin kätte, ma lihtsalt julmalt viskasin selle nõela kohe prügikasti. Ma pean ütlema jah, et nende kõik odavamate Hiina nõeltega praegu mul ei ole probleeme. Ma ei tea, võib-olla hiljem tekib, siis ma annan teada, et praegu ma tikin nendega. Nagu ma ütlesin, ma tegin ühe väga suure vea ja mis viga see siis on? Nagu teada, ristikesi on võimalik kahtepidi tikkida. Üks variant on siis see, et see ristik pealmine pool jääb üles vasakule poole viltu ja teine variant on see, et risti pealmine pool jääb üles paremale poole viltu. Mind on koolis õpetatud nii, et see pealmine pool jääb üles vasakule poole viltu. Ja tavaliselt enamus tikkijaid nii ka teeb. Aga ma ei pannud tähele seda, et konkreetselt selle komplekti puhul on Dimension soovitanud teha risti vastupidi. Ja ma ei pannud seda ennem tähele, kui ma hakkasin vaatama seda pilti siin ja vaatasin, et siin on pool ristpistet see taustal, et pool ristpistet jooksevad alt
paremast nurgast üles vasakusse. Aga kui mina tikin, siis minu see esimene poolik jääb alt vasakust üles paremasse nurka. Ehk siis see foon jääb kõik teistpidi diagonaalidega. Ja siis ma hakkasin internetist otsima, et kas on juba valmis töid sellest, et kuidas teised on teinud. Ja kuna see on suhteliselt uus disain, see on vist 2015 või 2016 välja lastud, siis ma leidsin paar pilti valmis töödest ja need olid nii pisikesed, et sealt ei saanud aru. Ja siis ma leidsin ühe video ja vot selles videos ma sain küll aru, et ikkagi oleks pidanud tikkima selle töö teistpidi. Minu jaoks muidugi oli selge, et ma seda üles arvutama ei hakkas, ühest küljest sellepärast, et tükk tööd oli juba tehtud ja teine asi see, et kui ma nüüd selle üles arvutan, siis kas mul jätkub neid Moulinet niite, mis on komplektis ja Dimensionsi niite ei ole võimalik osta. Poes nagu eraldi ei müüda. Ja siis ma otsustasin selliselt, et ma tikin ära selle alumise, mis siin kassi all on see padi või tekk, nii nagu ma olen harjunud, ühtepidi kõik ristpistetega. Kuna see disain, see pilt jaguneb nagu kolmeks, siis ma algul üldse mõtlesin, ma tikin kassi ka niipidi ja ainult fooni tikin siis niimoodi peegelpildis poolristpistetega. Aga siis ma täiesti juhuslikult nägin ühte videot, kus üks noormees, kes tikkis Dimensionsi hunte, ütles, et ta meelega tegi vastupidiselt ristpisteid hundi näol, sellepärast, et ta tahtis, et need ristpealmised pisted ja hundi nagu karvkatte läheks nagu loogiliselt ühes suunas. Kui ma hakkasin vaatama, siis ma sain aru, et jah, et tõepoolest, kui minul näevad need pisted nüüd niipidi välja, siis täitsa loogiline, miks seekord tootja on soovitanud oma disainis teistpidi teha, et kassi karvad lähevad niipidi siit igalt poolt ja tulevad siia alla. Et on täitsa loogiline, et see pealmine ristpiste niit jookseb alt vasakust üles paremasse. Ma vahepeal mõtlesin, et võib-olla ei ole üldse tähtis, mis pidi mul need ristpisted on, sellepärast tegemist on countiga number 18. Mis see tähendab? See tähendab seda, et need ristpisted, mis siin on töö peal, on hästi pisikesed. Näete, siin on mul ruut 10 korda 10 risti, ehk siis siin ruudu sees on 100 risti. Ma näitan teile 10 sendist, siin on 10 sendine, panen siia peale. Siis nagu te näete, see 10 sendine katab lisaks sellele 100 ristile veel igast järgmisest reast veel oma 8 risti. See tähendab, et 10 sendise all on 132 ristikest. Et te võite poes oma 10 sendist vaadata ja mõelda, sinna alla ma tikin 132 ristikest. See tähendab seda, et nad on nii pisikesed. Kui ma vähegi nagu mõistlikust kaugusest meeter või 200 tööd vaatan, siis ma ei erista üldse sealt mingeid riste. Et mõtlesin, et võib-olla ei olegi oluline, mis pidi nad on. Aga siis ma ikka mõtlesin, et disainerid on ikkagi rohkem kogenumad ja ma teen nii, nagu nad ütlevad. Ja jätan selle teki siis nii, nagu ta mul oli tikitud, aga kassi ja tausta siis tikin vastupidiste pistetega. See 18 count on jah selline hästi väike, see tähendab seda, et need puhtfüüsiliselt need Moulinet niidid ei mahu siia üksteise kõrvale ära ja nad jäävad natukene sellised, no ükskõik kui palju see püüad ikka natuke ebakorrapärased. Ja see on muides põhjus, miks ma tean, et väga paljud ütlevad, et nad ei taha 18 number counti peal tikkida ja nad selliseid töid üldse ei vali. Sellepärast, et üks asi on väga väike on, et ma pean kasutama luupi selleks, ma ei kujuta ette, et ma palja silmaga seda tikiksin. Võib-olla siis hästi päevavalguse käes kuskil õues. Ja teine asi on jah see, et väga raske on neid ilusaks saada, et ma kasutan ka nagu abivahendeid teist nõela selleks, et natukenegi seda pealmist risti saada ilusaks. Ma katsun teile lähemalt näidata nüüd neid ristikesi, siis nagu te näete, nad on tõesti imepisikesed ja sellepärast nad siin natuke tõuklevad oma vahel. Aga see on nüüd läbi väga suure suurenduse, mis te näete. Päris elus loomulikult sellist asja üldse tähele ei pane. Ja ma näitan teile ka veel Moulinet niite, kui palju mul on kulunud. Et näiteks selline pruun värv, seda oli mul 5 kimpu siin. Seda mul rohkem üldse ei tule, see oli ainult siin teki peal. Ja sellest 5 kimpust on mul peaaegu 2 kimpu veel kasutamata. Nii et niite on praegu, ma ütlen küll, et varuga, eks ma siis pärast anna teada, kui midagi muutub.
ma jätkan nüüd oma tikkimist ja nüüd tuleb see osa tikkimisest, mida ma kohutavalt ootan. Ma hakkan tikkima seda imearmast kassipoega. Kui ma töö valmistan, siis ma kindlasti teiega jagan seda tulemust ja kui te tikite, siis ilusaid ristikesi teile ja kohtume järgmises videos.